Mina olen Tõnis Vilme, olen Wilton Hiiu OÜ juhataja ja Wilton Hiiu OÜ tegeleb siis ehitustegevusega Hiiumaal. Ettevõte on 2,5 aastat vana, et oleme siis 2,5 aastat tegutsenud ja tegelikult, mida võib-olla enamus Hiiu inimesi ei tea, et meie kõige esimene objekt oli siinsamas Käinas pargis pisikese skatepargi aluse betoonplatsi ehitus. Et see oli meil tegelikult kõige esimene projekt, mis me ellu viisime. Aga sealt edasi on ainult objektid kasvanud. Et mis meie oleme nagu Wilton Hiius enda jaoks nagu läbi mõelnud on see, et me ikkagi üritasime siin Hiiumaal natukene nagu seda turutõrget äkki nagu likvideerida, et ühes küljes ei ole võib-olla piisavalt nagu pakkujaid, kes ehitusobjekte pakuks. Teises küljest võib-olla on just vastupidi, et on siis äkki nagu maksumused ebamõistlikult kõrged. Et esimene selline objekt oligi meil Palade spordihoone renoveerimine 2023. aastal, kus siis oli põhimõtteliselt oli vist vallas olukord, et 2 hanget oli luhtunud, et kui 3. ka ei õnnestu, siis jääb tegemata. Ja siis mõtlesime, et proovime, eelarvestame ära, vaatame, kas on võimalik selle rahast üldse seda teha, nagu vallal on eelarves. Oli, tegime ära, õnnestus, kõik läks hästi ja siis sealt edasi oleme nüüd siis toimetanud 2 aastat. Selle majaga selle taga oleva halli osa, seda siin ei olnud enam, me lammutasime ära siit vahelt. Et oli olemas see osa, kus on suur saal ja see osa, kus täna siis on noortekeskus. See alles. Noortekeskuse osa me rekonstrueerisime täielikult. Saali osas me vahetasime katuse ja soojustasime ära ja siis siia ehitasime uue foajee ja uue keskmise osa, kus on siis huvikool ja päevakeskus. Objekt oli eelnevatest objektidest meil kindlasti erinev, kuna siin oli niisugused arhitektuurseid erilahendusi väga palju, niisugust rätsepatööd oli ikka üksjagu. Aga rõõm on tõdeda, et enamus rätsepatööd me saime Hiiumaa inimeste abiga tehtud. Ehitusajal, kuigi mõni lahendus tundus kummaline, siis komplektina see kõik toimib väga hästi ja minu meelest on väga esinduslik ja väga hone. Mida soovitaks teistele alustavatele ettevõtjatele? Et julgelt peale, et karta ei ole midagi, et tuleb uskuda, et inimesed on head ja abivalmis ja see lõpuks viib ka sihile ja inimesed on abivalmis.